Kui Donald Trump praegu just sel hetkel ajaloos Hiinasse lendab, ei ole see lihtsalt diplomaatiline reis. See pole kindlasti lihtsalt pildistamiseks mõeldud üritus. See pole isegi ainult kaubandusläbirääkimine. See on avaldus Ameerika ülemaailmsetest huvidest ajal, mil Lähis-Ida ei tähenda enam ainult naftat. See ei puuduta enam ainult terrorismi, piirkondlikke sõdu ega isegi iidseid rivaalitsemisi. Täna on Lähis-Ida üks keskseid lahinguvälju meie aja määravas võitluses. Ameerika Ühendriikide mõju versus Hiina Rahvavabariigi mõju. Nüüd, siin on see, mida meedia tähele ei pane. Trump ei toetu tõenäoliselt Hiinale, et Lähis-Ida stabiliseerida. Ta ei kavatse paluda Pekingil Iraani ohjeldada. Ameerika ja Iisrael saavad sellega hakkama ning president Trump teab seda. Tema strateegia on tõenäoliselt täpselt vastupidine. Trump tahab, et Hiina lõpetaks Lähis-Ida destabiliseerimise. Sest praegu, isegi praegu, Peking pumpab endiselt raha Iraani. Nad ostavad naftat, nad kannavad üle tehnoloogiat, nad ehitavad infrastruktuuri ja pakuvad diplomaatilist kaitset, et hoida Iraani režiimi elus, et see saaks veel vaevu hinge sees hoida, ehk püsida elutoel, nagu president Trump seda nimetab. Ja Trump tahab, et see lõpeks. Miks president Trump arvab, et tal on mõjuvõimu? Miks just praegu? Üks sõna, Hormuz, Hormuzi väin, kitsas pudelikael Pärsia lahe lõunaosas. Umbes 50% Hiina imporditud toornaftast läbib seda väina. 50% riigist, kus elab 1,5 miljardit inimest. Mõtle selle peale. Ja siin läheb asi väga tõsiseks. Trump saab kitsaskohtadest aru, sest ka Ameerikal on üks selline. Hiina hoiab Ameerikat kõrist kinni, pooljuhtide, haruldaste muldmetallide, kõrgtehnoloogilise tootmise, meie telefonide kiipide, meie hävitajate kiipide ja meie raketitõrjesüsteemide kiipide osas. Hiina on seadnud end olukorda, kus ta saab seda kõike kontrollida. Tehisintellekti süsteemid, satelliidid, elektrivõrgud, kõrgtehnoloogilised relvad. Palju sellest, mida me iga päev kasutame, sõltub sellest, mida Hiina kontrollib. Nii et Trump on viimase 1,5 aasta jooksul koos oma eelmise administratsiooniga püüdnud Ühendriike Hiinast lahti siduda. Ta räägib kiibi tootmise koju toomisest, Pekingi ligipääsu tõkestamisest arenenud tehisintellektile, Ameerika tööstusvõimekuse taastamisest, sest hirm, väga reaalne ja tõsine hirm on see, et tulevases konfliktis võib Hiina selle tarneahela USA vastu relvaks muuta. Ja sellel võivad olla katastroofilised tagajärjed nii Ameerika Ühendriikidele kui loomulikult ka Iisraelile. Aga Trump on 1,5 aastat samal ajal ka midagi muud teinud. Ta on otsinud üles, kus Hiina on haavatav. Ja Hiina on Lähis-Idas väga haavatav. Kujutame end nüüd sellesse ruumi. Lähme suetud uste taha ja proovime ette kujutada, milline see vestlus välja näeb. Ma ütlen teile, mida ma arvan, et president Trump ütleb Xi Jinpingile. Xi, tead, kas sa arvad, et Iraan on sinu partner? Nad ei ole. Nad kasutavad sind ära. Iga tanker, mis liigub läbi Hormuzi, annab neile mõju sinu majanduse üle. Sina arvad, et kontrollid režiimi, sest ostad nende naftat. Aga režiim kontrollib kitsaskohta ja nad teavad seda. Sa tead, et sa sõltud inimestest, kes on ehitanud terve ideoloogia ebastabiilsuse ümber. Nad survestavad laevateid, nad survestavad energiaturge, nad survestavad Pärsialahte. Ja iga aastaga sinu sõltuvus neist, Xi, kasvab. Ja kui nad suruvad Hormuzi väina kinni, kes saab kõige rohkem haiget? Euroopa saab haiget. Meie saame haiget. Aga teie saate rohkem haiget kui kõik teised. Nii et siin on põhipoint, Xi. Probleem ei ole Iraan. Probleem on režiim ise. Siis, vaikselt suletud uste taga, arvan, et Trump läheb ilmselt veelgi kaugemale. Ta ütleb, võib-olla on aeg kaaluda enamat kui selle režiimi säilitamist, Xi. Võib-olla nõuab Lähis-Ida pikaajaline stabiilsus, tegelikult selle asendamist. Me oleksime naiivsed, kui arvaksime, et Xi Jinping ei hakka vastu töötama. Ta hakkab tugevalt vastu ja ütleb ilmselt, Donald, režiimi muutus tekitab ebakindlust. Vaata Iraaki, kui hästi teil Iraagis läks. Vaata Liibüat. Donald, teeme režiimis reforme. See on palju turvalisem kui kokkuvarisemisega kaasnevad riskid. Aga muidugi siin peitub iroonia ja me ei tohi seda tähelepanuta jätta. Hiina arusaam reformist ei ole sama, mis meie arusaam lääne reformist.
Hiina reformis oma riiki majanduslikult, kuid poliitiliselt ja sotsiaalselt jäi Hiina agressiivselt, ja ma mõtlen tõesti agressiivselt, autoritaarseks. See jäi rõhuvaks. Nii et kui Hiina räägib Iraanis reformidest, siis tegelikult mõeldakse selle all seda, et jätame režiimi alles, las nad hoiavad oma rõhuvat ideoloogiat, lihtsalt tehkem see vähem häirivaks. Ja siin president Trump lükkab selle täielikult tagasi. Oma sisimas lükkab ta selle täielikult tagasi, sest Trump mõistab midagi fundamentaalset. Ideoloogia ei ole režiimi kõrvaline osa. Ideoloogia ongi režiim. Neid kahte ei saa lõhutada. Islami revolutsiooniline kaardivägi ei eksisteeri selleks, et kaitsta riiki. See eksisteerib selleks, et eksportida revolutsiooni. See ongi selle kogu eesmärk. Ja nüüd on siin midagi, mis on Hiina mõistmiseks ülioluline. Hiina suur strateegia põhineb ühel ressursil, mis hiinlastel on – ajal. Neil on ajataju, mille olemasolu lääs on isegi unustanud. Peking mõtleb aastakümnetes ja mõnikord isegi sajandites. Ameerika ja suur osa läänest mõtleb valimistsüklite järgi. 4 aastat, võib-olla 8 aastat. Hiinas ei toimu tegelikke valimisi. Ja see annab neile juhtimise järjepidevuse, võimaluse viia strateegiat ajas järjepidevalt ellu. Ja Peking panustab peaaegu kindlasti enne seda tippkohtumist president Trumpiga, täpselt nagu Teheran, tulevasele Ameerika administratsioonile, mis on palju altim neile vastu tulema. Tagasipöördumine pehme poliitika päevadesse, järeleandmispoliitika juurde, tagasi Obama aastatesse, kui ajatollad said $150 miljardit ja tee tuumarelva poole. Nüüd Trump teab seda. Ja just sellepärast tegutseb ta nüüd. Sest strateegilised võimalused ei jää igavesti avatuks. Ja ma tahan öelda veel midagi. Midagi, mis on minu arvates äärmiselt oluline. Midagi, mida tuleb öelda. Ma usun, et Donald Trump hoolib rohkem Ameerika pikaajalisest ellujäämisest kui järgmisest valimistsüklist. Paljud arvamusliidrid räägivad vahevalimistest. Trump näeb Ameerika tulevikku ja tahab sellega kohe tegeleda. Sest siin on külm poliitiline reaalsus. President nagu president Trump, kes alustab ennetavat rünnakut, langeb peaaegu alati reitingutes. Miks? Sest hetkel, kui sa kõrvaldad ohu, ei saa sa enam tõestada, et see oht eksisteeris ja oli ohtlik. Alati laidub inimesi, kes ütlevad, nad polnudki nii ohtlikud. Kuidas sa tead, et nad kavatsesid kasutada tuumarelvi? Muidugi, ainus viis sellele küsimusele vastata on oodata, kuni lõhkepea on juba õhus. Ja ei Donald Trump ega Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pole valmis ootama. Nüüd sukeldume teemasse ja räägime Iisraelist, sest Iisrael on kogu selle arvestuse keskmes. Ja Peking teab seda. Iisrael on täna piirkondlik suurriik. Me oleme 7. oktoobrist väljunud Lähis-Ida suurriigina. Sõjaliselt, luurevaldkonnas, kübervaldkonnas, raketitõrjes ja meie sõjaliste saavutustega lahinguväljal. Ja me oleme ka tihedalt Ameerikaga seotud. Ja president Trumpi ja peaminister Benjamin Netanyahu partnerlus ei ole selle strateegia puhul juhuslik. See on strateegia selgroog. Need on 2 liidrit, kellel on selge arusaam Iraani ohust. Nad keelduvad seda justamast. Nad keelduvad teesklemast, et režiimiga oleks võimalik mõistlikult läbi rääkida. Ja see ühtsus on praegu tohutult oluline. Ja siin on midagi, mida hiinlased selle liidu kohta teavad. Kui iraanlased lähevad tänavatele, nii Iraanis sees kui ka üle maailma protestides, nõudes vabadust selle režiimi alt, siis lipud, mida nad lehvitavad, on Ameerika ja Iisraeli lipud. Need ei ole Hiina lipud. Nüüd näeb Hiina Iisraeli Lähis-Idas võimusuhete seisukohalt võtmetegijana. Nad teavad ka, et Iisrael on tehnoloogiakeskus, logistikakeskus ja majanduslik tugipunkt Lähis-Idas. Nad on omakorda palju investeerinud infrastruktuuri, sadamatesse üle kogu Lähis-Ida, isegi Iisraelis, ning tehnoloogiasse kogu piirkonnas. Hiina soovib olla kohal ülemaailmse kaubanduse peamiste arterite lähedal ja kõige olulisem arter hakkab kulgema otse läbi Iisraeli. Ja Trump näeb seda samuti. Ja õigustatud on ta mures, sest ta ei avalda sellel reisil survet ainult Iraanile. See on midagi palju suuremat. Ta astub vastu pikaajalisele Hiina mõjule, mis on levinud üle kogu Lähis-Ida.
Võtame nüüd selle info ja vaatame, mida see meie jaoks tähendab. Mis ma arvan, milles see reis tegelikult seisneb? See on seotud energiaga. See on seotud laevateedega. See on seotud kitsaskohtadega. See on seotud infrastruktuuriga. See on seotud meresadamatega. See on seotud tehisintellektiga, haruldaste muldmetallidega. Kõige tähtsam on see, et see puudutab sõjalist positsioneerimist ja tulevast jõudude tasakaalu sellel planeedil. Me seisame ülemaailmse muutuse lävel. Me vaatame tagasi aastale 2026, kui aastale, mis pani aluse sellele, mis hakkab järgmistel aastakümnetel Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel toimuma. Nüüd, Hiinal on kannatlikkust. Hiinal on järjepidevus. Ja Peking loodab, et Ameerika rahvas väsib ära. Riik ja Ameerika rahvas muudavad suunda. Valivad kellegi pehmema, kellegi leplikuma, kellegi, kes pöördub tagasi vanade viiside juurde. Aga Trump teab seda, seepärast ta astubki praegu sellele lennukile, kui võimaluste aken on avatud, kui Iraan on kõige nõrgem, kui maailm jälgib. Ta kannab endaga midagi väga võimsat koos nendega. Arusaam Hiina haavatavusest ja valmisolek seda ära kasutada. See on True East ja mina olen Daron Spielman. Aitäh, et ühinesite.